käisin järjekordsel võistlusel, seekord siis Jaanikese MX-liigal, 5 sekundit üleval ja kohe läheb esimene start. Start läks kehvasti, vaatasin ikka, et väga maha magasin ja siin kohe toimus ka üks huvitav külakuhi, kui võib nii öelda. Vaatasin korraks selja taha ka ja siis vaatas siuke pilt vastu. Rikko oli juba jõudnud püsti ajada, siis kohe siin kõrval 2 meest pikutavad siin ja siis see kuradi Kreeka E. Et hästi painub poiss. Ja siis läksin sõit edasi. Sain Roberti taha ilusti, Robertiga ikka proovin alati pusida võidu, aga üldiselt pigem jah, on Robert kiirem, aga kuna seekord rada oli mehiselt kastetud, oli rohkem porisem, siis Robert vist nii väga ei istunud. Hakkasin kohe püüdma, pigem selline koht pigem meeldib, et kuidagi püüda on, eriti kui siuke tiimikaaslane on. Hopsi, see juba pandi mööda. Ja see mees ka murst võitis. Üldkokkuvõtte vist, mäletagi. Aga jah, rada ikkagi, muidu nagu rada meeldib. Aga seekord olid paar kohtamised ikka väga mudasid, mis tegid nagu raskeks sõitmise. Ja muidugi see klassikaline korvisoon, see mõni koht läks ikka päris sügavaks, aga esimene sõit ei olnud nagu hullu. Siis siin lained olid nagu ringi tehtud, tundusid justkui laugemad ja lihtsamad, aga kuna nagu libe oli, siis ma ei tea, ei tahtnud kuidagi hüpata neid. Et sai siis läbi põrgatud need. Siin sees, kui see oli päris hea soon ajasõidust, sõitsin väljast, aga sa avastasin, et tegelikult on seest jumal okei. Soon oli nii sügav ja lai, et seal kui seda jõnksu nagu ei olnudki. Nii ja siin sisekurv igati pidi kiirem, siis pigem läksin siit veel Robertis mööda ei saanud, aga tundus nagu päris hea liin. See koht oli ka siin siukene pasane künklik ja siis seda hüpet, isegi, ma ei mäletanudki, et ma nii hüppasin seda. Ja siin ka pikad sooned, mis teebki raskeks, tegi raskeks selle raja puhul, et need kurvisooned nagu suurt mure enam ei valmista, et pigem on nagu abiks, kui varasemalt neid välditud, siis need on piisavalt nagu õpitud neid sõitma, aga need pikad sirged, mis on siuksed, et ei tunne üldse mugavalt, eriti nagu siin näed, iga sooned lähevad risti-rästi, aga lõpuks nagu said aru, et väga ei tasud nende soonte pärast muretseda, sest nagu öeldakse, et porisõit on veits nagu siuke liivasõit, et see pori läheb eest ära, et see soon ei ole sul nii konkreetne seal ees. Vähemalt praegu teises sõidusest olid juba nagu rohkem tahenenud. Siis nagu ikka hirmutab ja keerad see rutska maha ja siin jälle keerulisem hakkad see igati pidi timmima ja nagu ikka aeglasemalt sõita on keerulisem. See koht ka siin kuidagi ei tundnud üldse kindlalt, aga sõidetud sai, kogemus tuli, eks järgmine kord juba suudab paremini. Jah, ajasõidus ka siin mäletagi enam, mis mul tulemus oli, ega midagi väga imelist ei olnud, et sai nagu aimdust, et väga nagu midagi püüda ei ole. Nii, kohe vaatan järgi. Ja 16.7. 9. aeg 2.24. See oli eelmise aasta oma hoopis. Siin on meeski sees pikali, see kohe kerge koha. Eks me ikka püüan Robertit. Aga alati pusimine käib, imestanud taga hüppanud ja siin oli härra Lukk pikali, vaatasin ta videot ja temal täpselt juhtuski lainetes see, mille pärast ma ise ei tahtnud neid laineid hüpata, et pani nagu vastu lõi viltu ja pikali maha. Aga jah, ajasõidus mul oli hoopis 10. aeg 16. sõitjast 2.53. Ja
esimese aeg või 2:41 on ju, et pigem jah, vaatas porine ka, et siis tõenäoliselt aga midagi ei tule siin, see kakkus endal ka rajalt välja. Nii, siin nüüd enam hüppanud seda ka, võin isegi proovinud, ma ei tea, mingi täiega plokk on nagu juba ees, et mäletan eelmine aasta Linnamäel oli ka siukene sopasem, siis ma ajasõidus üritasin kihutada, aga panin siukest kaks pauku ära ja siis pärast veel esimeses sõidus ka tegin ühe kukkumiseni, et siis ma ei tea, nüüd kuidagi see pori nagu tõmbab hoo maha, aga eks harjutab ja saab hakkama. Et ei ole hullu midagi, aga vahepeal sain ka Robertist mööda, mäletan vist ise kurvis, vaatasin neid aegure, kui pannudki tähe. See soon ka siin nagu tekkis midagi nagu ei tekkinud ka, et ei tulnud väga hästi välja, et siukest õrnasoont veel nagu ei sõida väga hästi, et siuke midagi vähe suuremat on siis nagu parem. Nii, siin jälle lennati mööda. Aga eks jah, mõttekäik oli lihtsalt sõita nii, kuidas siis julgesid ja rahulikult, stabiilselt lõpuni ära minna, et ei hakka mingid ülemäärasid riske võtma, et mis siin ikka, et seda MX-liigat tervet sarja niikuinii kaasa ka ei tee, et väga ei muretsenud selle pärast. Muidu algul nagu mõte oli vaadata, et käia, kuidas läheb, aga siis sõber otsustas pulmi pidada täpselt Türi MX-liiga ajal, nii et jääks üks etapp vahele niikuinii, et siis kui niigi need kohad on, nagu nad on, et ja kui üks etapp vahele läheb, siis ei ole nagu väga midagi siin saavutada. Et siis sõidab siin need lähedamal olevad etapid kaasa, et järgmisena ongi plaan augustis Karksi MX-liiga, mida kaasa teha. Karksis ka ei ole nagu võistlenud üldse, opsin endal liiga viltu. Ei ole üldse võistlenud, et väga ootan toda võistlust ka, et uus rada ja väga äge. Ja siin vaatan, et oleks võinud tegelikult seesmist soont ka nagu proovida sealt selle jõnksuga, aga see, et vist oli veel liiga porine. Ja siin ka sõitsin kogu aeg seda nii-öelda sisekurvi välimissoont, kuigi tegelikult oleks võinud siit seespoolt sõita, ei oleks nagu nii sügav olnud, iseenesest siin praegu ei olnud nagu nii hull ka see sisekurvi välisoon. Aga ma ei tea, mis ma siin nagu esimene ring hüppasin ja nüüd nagu jälle põdesin. Sest eks need Linnamäe kukkumised mul olid ka ajasõitus 2 tükki täpselt nuki pealt minekus, kus viskas viltu, et ma ei tea, kas siis see jälle kuklas kuidagi mõjutab. Aga jah, rahulikult stabiilselt tulin, no siin see esisoon oli nagu okei, aga see oli siin ja läheb viltu ära, siis kannad lihtsalt gaasi peale, aga samas ratas käib täiega ringi ja siis hoiad hinge kinni, et jumala ees keegi kuhugi selja tagant kõrvale ei tule, et siin jälle kukkumine. Eks siin ongi, et ise võtsid nagu stabiilselt, et ei olnud üldse isu pikutada. Ja eks jah, põhieesmärk siis küllap oli proovida Robertil siis ees püsida. Aga Robert sõitis jah, ma arvast terve võistluse taga mul. Ja siis lõpus oli vist täiesti ära käkkinud, et jah, Robert ka nagu julge poiss, aga tihti tulevad tal neid matse. Ja no tal ikka need paugud on ka siuksed, et tsikli kõik on räbalad taga. Siin oli jah, enne lõppu pani pikal ja see radikas kõver ja plastikud lahti ja ise ei õnneks terveks. Selles suhtes hästi. Ja siin ka sõitsin seda välisoont, oleks nüüd seda jälle seesmist proovida, aga ma ei tea, nagu ikka võtad selle ühe soone, mida ühe korra läbi ära sõidad, siis kogu aeg sõidad seda, siis nagu ei
et see ei kisu sinna nagu mingit teist soont proovima. Noh, siin näed hoopis hüpati lihtsalt mööda. Ja kahelt poolt lihtsalt. Ma ei tea, mingi täielik plokk oli peal, isegi nagu ei proovinud hüpata need lained, kuigi nad nagu nii väikesed olid, aga jah, ju siis ei pidanud. Jah, see soon tuli nagu suht okeilt välja. Siis seekord mõtlesin, et proovin siit väljast, on ju, ei, siin oli ikka nagu, tundus nagu kordades libedam, on ju, väliskuru ka, ja siis siit kaldud nagu siia välja ka, ja siis ma mõtlesin, et okei, et Robert seest mööda või hüppanud õnneks. See koht oli suht okei. See väike kile tõmmatud. Eks jah, tänu sellele stardi külakuhjale sai siin tuldud okeile kohale, et murust jah, esimeses stardis siis olin 8. Okei, näed siin jälle suletati ees välja. Aga esimeses sõitus olin jah 8 lõpuks. Ja noh, nagu näha oli stardis, oli 9 tüüpi takerdusid sinna, nii et eks oli suureks plussiks jah, et nii jälle kohale sai tuldud. Kiirem aeg oli teises sõidus 2.41 ja noh, ees olev sõit, sama Rico, temal oli kiirem aeg 2.32, nii et noh, esimesel oli 2.28, et siin ei olnud nagu väga midagi, jah, saigi kõige parem koht, mis võimalik saada oli. Et paar kiiremat poissi jäid siin veel tahapoole, kes ka tänu kukkumistele jäid sinna. See pore ikka võtab väga hoo maha. See välimees on ka 2 nii välja, siin tasakaal läks ära ja päraspoole vist hakkas see seespoolt sõitma ja seal olid jälle hullud augud. Siin vahepeal oli ka see soon tegelikult juba nii sügav, et vahepeal tundsid, kuidas jalaraud jalg jäi sinna mulla taha kinni nii-öelda, et jalaraud hakkas nagu vedama. Ja siin jälle eks need, kes kiiremaid aegu sõitsid, need 100% hüpp. Aga tegelikult vist ei hüppanud ka, midagi kuulsin pärast, et see esimene vend tegelikult isegi vist ei olnud hüppanud neid laineid, ikka oli suhks aja välja sõitnud. Nagu hoopis see. Siin ma panin normid küünlasse. No enne võistluse ühe korra käidud trennis ka, aga noh, rajaolud siis olid hoopis teised, nagu täiesti kõva ja et pigem niisuguse kõva rajasõiduga harjunud. See on nagu hoopis teine, no trennis justkui tundus, et nagu hoog on, aga tuleb pori ja läheb kiirus. Eelmine aasta sai siin porikrossi sõidetud küll, aga ei tea, kus mitte piisavalt. Iseenesest läks niigi hästi, et pikali käin. Küllap võib nagu rahul olla küll. Ja no siin sõidukiirust tuleb lihtsalt trenni teha. Ikka. Ega siin nagu väga sõitses midagi toimunud, juba 2 ringi nagu üleval. Et noh, need, kes kiiremad olid, need läksid mööda ja sellised, kellega võidu sõita, murus kedagi nagu ette ei tulnud. Robert siis oli mul kogu aeg selja taga, aga noh, kordagi mööda sõitu ei üritanud teha, et siis noh, suht siukene üksi sõitmine siin oli, et otsa midagi väga põnevat siin ei ole. Trennis käisin, hüppasin seda hüppet siis kuhugi siiamaale. Ja no ma ei tea, trennis nagu mingit maandumist ei olnud ja siis ma läksin ja suht seal hüppe all otsustasin, et ma panen veel veits gaasi juurde, et saaks ikka sinna alla välja hüppata ja
põlvedes midagi läbi lasknud ja siis viskas mu nii kõrgele ja kui ma siin maha potsatasin, lasin jalgadest läbi ka, et see põrutus otsa aiu ei läheks, aga tänu selle, et ma läbi lasin ja mort nii palju kokku lõi, siis lõi normaalsed munad ära. Et noh, et rohkem ei tahtnud proovida. Et siin võistlustel ma vaatasin, et tegelikult see maandumiskoht oli konkreetsemaks lükatud, aga see matsust olles trennist oli väga hästi veel meeles, nii et ei hakanud siin proovima. Üleüldse jah, kui sõidad siin siin 10. või 8. koha peal, et siis nagu ei näe väga mõtet siin suuri riske võtta. See omakorda jällegi on see, et kui jällegi neid riske ei võtta, ega siis ei saagi siin ettepoole. Aga lõppude lõpuks ega need hüpetega nii palju ei võida, et põhiline on ikkagi kurvid, kus see aeg võetakse. Et pigem nendele rohkem rõhku panna. Kui hüpet ikka ei tunneta, et siis ei ole nagu mõtet hakata riskima. See viimane vigastus ikka võib võtta ikka väga pikaks ajaks välja rajalt, et see vastupuud sõitmine ikkagi 9 kuud eemal, see on nagu muidu ikkagi jõudsin Robert ja Riikoga vabalt nagu võidu sõita, aga nüüd on ikka tükk tegemist. Ja siin nagu näha oli jälle konkurent Matsu Panmorss oli tal koos stardi Matsuga koos siis juba 3. kukkumine. Et see sirge peal ikka neid kukkujaid oli, et ega eks paljud ei ole harjunud selliste tingimustega. Et trennis käid, ega ei ole kunagi sellist rada ja paljud ikka sellise mingi sopaga väga tahavad vabatahtlikult minna trenni. Et siis ikka juhtub. Ja nüüd siis oli ka viimane ring läks käima. Midagi erilist siin juhtunud ei ole, endal siin ka mõned väiksed ikkagi soonest välja vajumised on. Rohkem esipidurit ikka kasutama. See hüppe oli nüüd ikka päris mõnusaks tehtud, et trennis seda isegi esimese astme maandumist nagu üldse ei olnud, aga nüüd oli see ikka konkreetseks lükatud, et oli väga mõnustada hüppet hüpata. Ma olen üks parimaid. Muidu see pärast starti, see esimene platoo, mis tuleb, muidu too on ka väga hea, aga sinna tekkis täpselt ette mingi jõhker löökauk ja siis ei olnud teda ka väga meeldiv hüpata. Ja siit tagantjärgi ikka vaatad, et oleks võinud seda seesmissoont ka nagu proovida, aga see on ka asi, mida peab endale kogu aeg meelde tuletama, et proovida nagu teisi trajektoore ka, et kogu aeg seda ühte sama sõita, et see, et nüüd ühe korra nagu läbi said sealt, ega see nüüd ei tähenda, et see nüüd see ainu õige on, et tuleb ikka nagu proovida 1-2 korda midagi muud ka, et võib-olla hoopis tundub nagu parem. Aga see on ka asi, mille kalla siis nagu tuleb vaeva näha. See soon ka ikka läks siin ligadi-lugadi. Ja hüpped ka on see norm põrkamine käis siin kogu aeg. Nagu, ma ei tea, esimene ring hüppasin peaaegu üle, et miks ma nagu järgmised ringid nii maha võtsin. Ei oskagi praegu ausalt öelda. Sest enne hüpet see kurv oli nii libe ja siis ma ei tea, kas siis ei usaldanud seda hüppenukki, kuigi tegelikult vaatasid hüppenukki, see koht oli nagu päris okei kuiv, et aga ei tea. Ja Robert vist oligi see sama sirge peal pikali käinud, ma kuulsin teda suht kogu aeg nagu selja taga, aga siis üks hetk kadust ära ja siis pärast sain teada, et oli normi Matsu pand ja siis esimese sõidus 8. koht. Ja tuli siis kohe pesema minna, sest siin ikka sai muda päris korralikult. Ja see on siis see kõik.